Tere, minu nimi on Kirell ja tere tulemast uute videosse. Eelmises videos me lõpetasime sellega ja me pakkisime ja hakkasime liikuma võistlustele. Aga enne võistlust on meil vaja ära käia Dünos, sest nagu nägite eelmises videos olid probleemid ja igaks juhuks käime seade üle, vaatame, mida meile Martin Vago räägib. Martin Vago ehk siis Kaak, Maestro Kaak, Dünosaurus Kaak, nimetage kuidas ise tahate. Aga siin me oleme, kell on varajane hommik, tegelikult enam vist ei ole, kell hakkab 11 saama. Alustasime tänase hommiku kell 6 olime Akase Motorsis ja hakkasime pakkima, sest eile õhtul me tõesti enam ei viitsinud ja jaksanud ja emotsioonid olid juba päris hullud. Nii on, alustame siin ja laseme auto alla, vaatame, mida meile Martin Vago räägib. Isa ja Eidik läksid Tuner stuudiosse, võtavad seal paar andorit ja hakkame pihta. Jõudsime Kaagi juurde, käivitusime. Kaak ütles kohe, et kuule, kütusesüsteemiga on midagi halvasti. Teine, kolmas pihusti ei anna päris seda, mida oleks vaja. Võtsime pihustit maha, tõesti, teine, kolmas pihusti on nagu on. Mis tähendab nüüd seda, et me liigume hüdroskändi, sest Kaak andis meile oma filtri. Vaatame äkki me leiame talle kohe asemel ühe filtri. Ütles, et see on õige filter, sest see filter, mis autol on täis pask. Ja pole midagi. Liigume nüüd Tartusse, võtame siia stutsid üles alla ja oleme tagasi Kaagi juurde, vahetame filtri ära, vaatame, mis ta veel teeb. Ta pidi kuidagi läbi pesema veel pihustit, kas läheb asi paremaks või ei lähe. Kõik saab selgusele äkki tunni aja pärast. Ma ei tea, mis kell me hakkasime liikuma Kaagi juurest ära. 11.30. Hetkel on 13.30, me oleme 2 tundi mööda Tartut ringi vuranud, otsinud liitmikke. Lõpuks M14 AN8 peale me ei leidnud, aga me leidsime ühe ainsa terve Tartu peale M16 AN8 peale. Mis tähendas seda, et meil on vaja ühte veel, mis omakorda tähendab seda, et meil on vaja ühte uut filtrit. Õnneks. Siin võiks olla teie reklaam, aga saime Intercaarsist filtri, jumal tänatud. Siis isaga rääkisime, võtame igaks juhuks 2, et peseme läbi ja siis paneme teise. Intercaarsis ainult 1, mis Tartus toimub, halloo, sõitsime 4 hydraulikapoodi läbi, mitte kuskil ei olnud neid liitmikke.
Ühesõnaga, mis meil nüüd on? Meil on vaja ühte stutsi veel ja ainuke koht, kus ma leian M16 AM8 liitmikut on Tuner Studio. Seega vurame nüüd Tuner Studio poole ja ma ei kujuta ette, palju mul see maksma läheb, see, et mu auto lihtsalt seisab seal praegu kaagi juures. Ja meil on täna trennipäev kell 5. Ma ei ole enam nii kindel, et me sinna jõuame. No siis testime homme, kuigi täna oleks hea trenni teha nii-öelda värske seadega, kui me üldse jõuame täna selleni. Siiralt tahaks loota, aga vurame Tuner Studiosse. Kõik, jah? Ja palun. Nii. Hakkab praegu paugu. Me oleme tagasi Martini juures, panime kütuse filtri külge. Pihustid on küljes, kõik on küljes. Martin pani meil pihust paika, nüüd on kõik nad täpselt ühel tasandil. Nüüd on see kõige hirmsam hetk, ma arvan, et iga auto omanik, kes siis võistlusauto omanik, kes käib Dünos, teab ja kardab seda hetke. Et kui praegu on kõik hästi Dünos, siis me usume, et rajal on ka kõik hästi. Finger crossed ja anname kuuma, vaatame, mitu kilovatti tuleb. Ventilaatorid. kuna Frederikul oli üle 470 kilovatti, siis me otsustasime, et minu jaoks ma tahan vähemaks, kuna ma tahan mootori ressurssi ja lisaks semipros ei ole vaja nii palju.
me vahetame nüüd wastegate'i vedru seest ära, et see rõhk oleks siis väiksem, et ma arvan, paneme siin 1,2 barri maksimum, ma ei tea, kohe selgub palju seal tuleb, aga hetkel on 1,5 barri ja me ei näe väga mõtet sellel. Natukene säästame mootorit, natukene säästame rehve, natukene säästame kütust. Hetkel tundub kõik okei, wastegate'i võtame lahti ja vaatame, palju siis jõudu tuleb. Sihime 400 kilovatti rattast, mitte mootorist, rattast. Mootorist siis circa 550 vist. See inimene, kes ei kasuta mitte kunagi püsse, ei kasuta mitte ühtegi elektroonilist asja, ainult käsid. Vähemalt lubab mul teha seda tööd. Ma ise ka imestan. Palun. Vaba. Kas nii palju? Saab kükki ka veel ju. Vähemaks ja kukku tagasi. Tohtunud vedru ka. Suurest piisab, jah? No vot tehnoloogia. Ei, ma seda suure poisi mängu ma veel mängu asja ei teinud lahti. Eelmine meil oli ikka pehme vedru. Seal saab käsitsi kõik hoida. Tundub, et läks ilusti, ma olen korra kontrolli. Hoopis väga hea. Siis saab hästi kiiresti, nagu see kamber vaakumiga nii kiiresti liigub. Et seal on vaja, et hästi kiiresti liiguks. Hästi kiiresti kinni ja hästi kiiresti täitsa lahti. Et rõhk liiga üle ei lööks. Öösel oli meil 3 tundi und, võib-olla 3,5. Ja väike update on see, et wastegate'iga on nüüd mingid probleemid. Algselt oli seal 2 vedru sees. Esimese tõmbega saime, me ei teinud veel jõutõmmet. Martin ütles, et kui mingi imelik asi on rõhuga, et vahepeal jookseb see kõrgemaks, aga allapoole ta ei saa seadistada, et 1,5 barri on, et tahaks vähemaks saada. Võtsime ühe vedru ära, seal oli 2 vedru, võtsime ühe vedru ära, jätsime teise alles ja siis peaks olema 1,2 barri, aga rõhk hüppas vahepeal 1,8 peale, siis juhitamatu justkui. Siis mõtlesime, et võtame uuesti lahti, võtsime lahti, andsime vaakumit talle ja klapp avaneb täielikult alles 2 barri juures. 2 barri, natukene liiga palju. Et nüüd me arvamegi, et kuna wastegate on vigane, täpselt veel ei tea miks, siis lõigi pragu kollektorisse just wastegate'i see ülerõhk. Või no mootorisse jõudev ülerõhk. Võtsime terminalis süüa, jällegi siin võiks olla terminali reklaam, aga mida ei ole, seda ei ole. Ja nüüd lähme viime töömeestele süüa, isa, Eedik ja Kaak. Sööme ise ka ja kell on meil hetkel juba 4. Kell 11 alustasime. Mõtlesime, et ilusti kella 5 jõuame trenni täna ja sõidame trenne, vist ei jõua. Loodan, et me jõuame vähemalt 7:30, et küsime 2 ringi, äkki lastakse 2 ringi teha, sest sellest oleks väga palju kasu, vaja vähemalt testida. Mõtlesime, mis viga on ja lõppude lõpuks veaks on wastegate'i Screameri alumine toru. Ta on liiga väike. Rains on juba nagu ja
ühesõnaga võtsime ära ja kohe rõhkud kõik on paigas. Seega see läheb prügikasti ja paneme uue, kui jõuame KKZ Motortisse. Kell on 5:30 ja me hakkame liikuma lõpuks. Kaak tegi kõik võimalikku, mida vaja oli. Saime safe seade, me võtsime 100 kilovatti maha. Me võtsime 200 väänet maha. Okei, väänetest on kahju, aga kilovatid lasnud olla vähem. Kell 5 hakkas trennipäev. Äkki me jõuame, äkki meil lastakse teha 2 ringi. Aga Kaagile suur aitäh, suur respekt, Tuner Studio, thanks. Ja liigume Viljandisse. Kuigi trenn algas meil kell 5 ja hetkel kell on 7:45, meil on 45 minutit trenni aega. Aga meil on vaja sõita proovida, kuna Kaak tegi seadistuse ära, natukene muutsime. Homme me saame reaalselt võib-olla 2 ringi, seega me peame täna kõik sõidud ära tegema. Ma vahetasin riided ära ja liigume, proovime raja äärde minna. Maksame reaalselt 50 euri 3 tunni eest. Okei, kui nii päeva läheb veel aegu, kui nii saab panna facegate'i külge, siis poole tunni eest 50 euri. Rets, aga noh, midagi muud üle ei jää.
Nii, kätte on jõudnud meil õhtu, me oleme siin Raassillas, ilus päikeseloojang, siuke mõnus õhkkond, kõik on nagu mega super. Isa ja Edik läksid poodi, ostavad seal natukene süüa. Seal kaugel paistab meie matka suvila või Haagis suvila täpsemalt kui öelda. Kusjuures see matka suvila, Haagis suvila tuli täiesti kogemata meie kätte. Mul oli tööpäev, järsku helistab üks number mulle. Vaatan, et see number on mulle salvestatud nimega Haagis suvila. Räägib mulle, et ta vaatab mind YouTube'is ja nii edasi, et ta nägi seda sprinteri lugu. No sprinterit teate kõike, me hakkame ju matkamaja ehitama või proovime ehitada, aga nüüd on mootoriga jälle mingid jamad jutuks. Pakkus mulle hooajaks, ütles mulle lihtsalt, et kuule, kui tahad, võta. Loomulikult me tahame ja loomulikult me võtsime, et kui kellelgi on ka vaja Haagis suvilat, siis otsest kontakti ma teile ei pane, aga asub ta muidu Kiilis ja võib mulle kirjutada ja siis ma viin teid selle inimesega kokku. Aga arvestage, et kui mul on võistlus, siis te ei saa seda, sest mina tahan seda. Aga praegu ongi nii, et plats on puhas, siin on kuidagi, seal on leedukad, lätakad, siin on eestlased, seal on ka eestlased. Ma vaatan, et Ragnar juba toimetab seal auto all midagi. Siin on Baumanisel on uus auto, Läti street-klassi eelmise aasta võitja. Aga nii ongi. Praegu ootame, kuni saab süüa ja siis teeme siin boksi ala natukene ümber ja kahjuks ei lubatud Haagis suvilat siia tuua. Savi, las ta ole seal platsi peal, seal on voolu vähemalt, siin ei ole vist voolu mitte kuskil. Ei ole jah. Ühesõnaga, kohtume ma arvan veel täna õhtul. The next day. Mis понять see? Ma ei ole päris kursis. No nii, meil on kätte jõudnud laupäevane päev. Boksiala on ilusti valmis. Autodiileri lipp sealpool, driftikeskuse lipp sealpool, trailerendi Tõesti päeva peale teeme selgeks ka, kes on need mehed. Kahjuks mul rohkem lippe pole, AKC Motorsi lipud teeme varsti, KC89 teeme ka varsti. Aga selline boks meil on. Ma arvan, et on siuke tagasihoidlik, autot pesime puhtaks, panime läiget. Saavad pärast nüüd siin. Ma pole siiamaani kuulnud teie käest, kuidas teil mu auto meeldib, andke mulle kindlasti kommentaaridest teada. Aga me läheme jalutame nüüd, kuna siin on street-klassi päev, siis läheme jalutame, vaata, kuidas nad sõidavad, valmistume õhtuseks trenniks ja tehniline komisjon on ka. Tegime siin natukene autodega nipet-näpet, peaks olema kõik hästi. Seega läheme nüüd vaatame, mis siin toimub üldse kuskil. Nii, trennid on meil täies hoos algamas, mina olen teine rühm, mul on riided vahetatud. Nüüd on mul see täisõige varustus, mis tähendab seda, et mul on termopesu ja nii edasi. Praegu isa otsib kohta, kuhu me paneme raadiosaatja. Tehnilise saime tehtud, meil on vaja tehniline kaart on Frederiku käes veel. Selle me saame järgmiseks korraks, mis tähendab aga seda, et täna on meid lasti sõitma, aga öelda, et järgmine kord peab kindlasti olemas olema see tehniline kaart. Ootame oma rühma ära ja siis saame sõitma minna. Tahaks juba sõita. Natukene veel, mingi 15 minutit oodata ja siis saab esimesed juba võistlustrenniringid teha. Kui need on tehtud, siis on meil täna õhtul veel koosolek ja juba homme algab see põhiline võistlus. Korra sinuga.
kõik on hästi. Jaa. Tänaseks on minu sõidud lõppenud. See väike kõks, mida te nägite, kahjuks väljast ei ole mingit klippi, on klipp salongist, seda ma panin, näitasin. Pro-klass teeb trenni, aga see kõks ei tee midagi hullu, ainult seal auto tagaosas natukene sai kannatada siuke stange kinnituskoht. Ei midagi hullu, tegime juba korda, paneme veel pagassi külge ja siis on luksusvärk natukene mulda ja see tuli kuskil sealt serva peenrast. Aga üldpildis esimene ring oli sketši, aga pärast võtsin kokku ennast ja sõitsin nii, nagu sõitma peab. Ja ma usun, et homme läheb meil väga-väga hästi kvalifikatsiooni. Ma arvan, et paneme niimoodi, et üle ei liialdaks top 5 ja siis vaatame, mis me teeme top 32, top 16, top 8, top 4, top 2, ühesõnaga top 3 on sihtmärk. Läheb raskeks, aga ma arvan, saame hakkama. The next day. Meil on kätte jõudnud hommik, me oleme siin ikka veel Raadsillal, ilm on mega, saime magatud, välja puhatud. Kohe alustame trennidega, auto seisab, soojeneb. Meil on kell 8 hommikul trenn, saame 2 ringi teha ja siis on otse kvalifikatsioon. Kuna mul on number 89, siis ma olen kvalifikatsiooni suht lõpus, aga eks ole näha. Stardis on meil nüüd aga Kirill Zukov, Eesti number 89, mees, kes on ka siis liikunud streetist semiproosse. Mehel on ka täiesti uus auto sel aastal. Möödunud aastal nägime seda sama autot siis Frederik Strelkovil. Tänavu sõidab sellega siis tõesti Kirill Zukov. Kuidas Kirillil läheb? Möödunud kolmapäeval olid tal ka väiksed tehnilised probleemid Lange motokeskuses. Küll mitte midagi tõsist. Väikene mõra koldes. Kuidas Kirillil läheb? Läbi Lipimolli kurvi. Ja sai saatuslikuks meile see autodisaini kurv. Vähemasti
see algus? Ja, no paistab, et Kirillil vaja veel harjumist see auto ja järgmisesse klassi üleminek, egas midagi. Eks närv ole ka sees ju tegelikult, mis sa siin ikka teed. Esimene võistlus, esimene run ja tegelikult kuni spinnini läks ju täitsa enam-vähem, vähemalt mulle tundus. Üks võimalus on Kirillil veel ennast tõestada täna. Ja nagu sai mainitud, siis paraku 0 gate set 89-le. Ja sõna kohtunikele. Selles sõidus näiteks nurgakohtunik ütles, et kuni selle spinnini tema ei võtnud põhimõtteliselt ühtegi punkti maha, ehk siis nurga mõistes oli see põhimõtteliselt perfektne sõit kuni selle saatusliku hetkeni. Väga huvitav fakt siia vahele, nii et Kirill, kui sa ei kuulnud, nurgakohtunik kuni spinnini oleks saanud sulle maksimumi 30 punkti. Nii et tubli tulemus selles mõttes. Aga jah, paraku spinn tõi kokku ikkagi 0, nii et teine run on see, mille peale Kirill peab panustama. Täiesti uskumatu, mis ebaõnn. Väidetavalt kõikide inimeste jutu järgi ja kommentaatorite jutu järgi, isegi kommentaatorid küsisid kohtunike käest, nurga eest oleks ma saanud 30 punkti, 30-30, mis on päris kõva tulemus. Aga miskit juhtus eelviimases kurvis ja auto läks spinni. Ma ei oska veel hetkel öelda, miks ma pean klipid üle vaatama, siis ma tean, aga täiesti pekkis kui kahju. Sest võimalused olid väga suured saada väga hea koht kvalifikatsioonis, aga pead alla ei lase ja teine katse lähme teeme nüüd korralikud punktid ja teeme seifilt seda kahjuks. Kui plaan oli, et esimese ringi teen seifilt, mida ma enda arust tegin, aga õnnestus väga hästi kuni siis eelviimase kurvini. Aga nagu öeldakse, õnnestuda võib kõik, aga kui sa kuskil failid, siis sa failisid ja ongi 0. Seega praegu esimene ring on 0. Väga piinlik on, kuigi jah, on küll piinlik, aga ma arvan, et anname endast parima. Teine ring teeme punktid ära ja siis saame veel tandemit ka sõita. Siuke veits kõhe on olla, aga ma arvan, et lahendame selle mure väga kiirelt ära selle teise ringiga. Stardis on aga valmis meil number 89, Kirill Zukov. Mees, kes eelmise runniga tegi väga ideaalse joone, kui ma õigesti mäletan, kuni siis viimase kurvini, kus ta eksis ja kuni selle hetkeni sai ta siis ka tegelikult joonekohtunikult kiita. Kui oli see joonekohtunik või oli see nurgakohtunik? Vist oli joon. Aga igal juhul Kirillil justkui algus läks väga hästi ja lõpuni see närv vastu ei pidanud. Mees on ka ju liikunud see aasta semiproosse. Möödunud aastal sõitis see mees street-klassi hoopis teise autoga. See auto, mis tal nüüd istumise all on kindlasti ennast siin radadel juba saanud tõestada Frederik Strelkovi käe all, sest tegemist on Frederik Strelkovi möödunud aasta võistlusautoga. Sel aastal keedab selle autorooli tõesti Kirill Zukov. Stardis on ta valmis. Ja kas Kirill suudab kastanit tulest välja tuua? Siit ta tuleb igal juhul. Igor Veismani jaoks see täna võistluspäev on lõppenud ja vaatame, kuidas KZ89 läheb. Ja Kirill jõuab siia freestartsi kurvi. Natukene tagasihoidlikumalt kui eelmine kord. Võttis ilusasti clipping pointi ära. Et siiski peab kindla peale välja minema, et saaks punktid kirja. Ja Kirill on viimases kurvis, kus tal möödunud korral läpardus, aga seekord on ta finišis, teeme talle aplausi. No selle sõiduga saab kohe kindlasti edasi. Ja ega Kirill ka väga palju teab, mis palju selle autoga sõita pole saanud ja möödunud selle nädala kolmapäeval oli ta ka Lange motokeskuses kohal, kus sai ta teha ainult ühe sõidu, sest selgus, et ta koldes oli mõra. Täna on auto korda tehtud ja nüüd ootame vaid kohtunike punkte. Ma arvan, et siin kindlasti tahaks kuulda kohtunike kommentaare ka pärast Kirilli sõidule, sest ma vaatan, et hakkavad siin punktid kogunema. Punktid on kindlalt käes, ehk siis järgmisesse vooru ta pääseb
aga võrreldes eelmisega, kui kiideti maa ja taevani tema teatud kindlat sõiduoskust ja tegelikult 62 punkti on hetkel. 62 punkti ja Kirill Žukov. Väga hea. Sõit oli ikka, oleme ausalt, päris kehv, aga mul ei olnud muud valikut. Mul oli kindel see, et mul on vaja saada kvalis punktid. Ma sain mingi minimaalsed punktid, aga need annavad mulle pääsu top 32. Ja see on minu jaoks praegu kõige tähtsam, sest see esimene ring, mis oli tõesti hea, lõppes nulliga, siis siin mul ei olnud enam valikut. Siin lihtsalt mingidki punktid. Ja siis kui ma vaatan, ma arvan, me peame klippi ja salongist vaatama, siis iga kord ma tõmbasin kässarit. Jah, see on väga kole, see on väga inetu, aga mul ei olnud teist valikut. Ma tegin nii safe'i kui safe'i sai teha. Aga 62 punkti on parem kui 0. Või ma ei tea, palju seal punkte oli. Aga nüüd teeme väikse pausi ja valmistume top 32. Kõikide võimalike kokkupõrgete vältimisega, sealt siis ka edasi auto number 13 Kristo Päästel. Nüüd on meil rajal siis Ahti Kurm ja Kirill Žukov. Ahti Kurm eespool sõitmas. Kirill Žukov teda jälitamas. Kirillil siis esimene võistlus selle autoga ja selles klassis ehk siis esimene tandem selle autoga. Ja lähevad mehed siis teisele sõidule peale. Žukov tuleb siit esimesest kurvist laia joonega välja. Üritab siin freestart siis eest ära küpsetada, aga ei. Kurm hammustab järele. Ei anna ära Kurm üldse siin seda tandemit. Püsib ilusti sabas, kuid hoiab sellist safe'i distantsi. Ja siit paaris saab edasi Eesti number 34 Ahti Kurm.
meie jaoks on kahjuks tänased sõidud lõppenud. Sõitsime Ahti Kurmi vastu, ehk siis 2023 aasta Street Classi meister. Ütleme nii, et ei ole häbi kaotada, aga kahju oli ikka, et natukene ei puudu. Hea meel on, et ma sõitsin tegelikult päris tugeva vastase järgi. Tal on väga hea joon, ta on aeglane, aga tal on hea joon, mis tähendab seda, et mina sealt taga nõkatasin hästi palju ja nõkatamine ei ole hea. Ta jäi küll pikivahe minuga jäi suuremaks, kui tema jälitas mind, aga vähemalt tal oli joon vist eessõitjana parem. Pole hullu, et järgmiseks võistlusteks valmistume tugevamalt, teeme rohkem trenni, otsime sponsoreid, kelle rahade eest sõita trenne, sest kitsas aeg on käes, juba tasapisi tulemas. Aga vaatame, kuidas nad sõidavad siin, vaatame prood ja siis hakkame tasapisi pakkima ja liigume kodu poole. Homme on tööpäev, täna on ju pühapäev. Oleme jõudnud tagasi Jakase Motorsisse. Segadus, bardakk on väga suur, aga me oleme tagasi Tallinnas. Kell on kõigest hetkel, ma isegi ei ütle teile, sest mul ei ole isegi, mul sai aku tühjaks siin selle mulgidriftiga. Aga ma magasin terve tee Viljandist ilusti Tallinnasse, jumala hea olla nüüd. Aga lühidalt, kuidas me võtame selle kokku? Trennid, väga vähe trenni sain teha, sest esiteks reedel me ei jõudnud lihtsalt, kuna me käisime Dünos. Laupäeval see mats seina natukene rikkus ära selle kõiges, ma sain teha veel ühe ringi. Ja täna hommikul oli suke enam-vähem juba trenn ja kvalifikatsioonis esimene ring, kurat, mega äge ring oli. Ma olin nii rahul sellega kuni selle viimase kurvini, mis siis käperdasin kõik ära, mida üldse kõik käperdada sai. Aga teise ringil saime mingid punktid, saime ja läksime top 32 sõitma. Ahti vastu. Kas on häbi kaotada? Absoluutselt mitte. Ahti on väga hea sõitja. Mikski ta on ju siiski Street Classi meister 2023, mis tähendab seda, et ei ole niisama tänavalt kutt. Aga oleks võinud paremini. Loomulikult oleks võinud paremini. Pole midagi parata. Meil on veel Laitse drift tulemas nüüd juunikuu alguses. Kindlasti sinna me lähme, seal me teeme. Mina pole Laitset väga palju sõitnud, seega ma ei oska väga seda rada, aga ma arvan, et me ei ole keegi väga palju sõitnud seda. Seega tuleb kokku võtta ennast ja näidata klassi seal. Ma tahaksin tänada absoluutselt kõiki, kes toetavad mind nii YouTube'i kui ka Instagrami teel, kogu oma tiimi, sest see, mida me tegime, oli vau. Auto on terve, autoga on kõik hästi, läks mitu tundi aega Dünos, aga me tegime ära selle. Aitäh Kaagile, aitäh absoluutselt kõigile, kes boksialas tulid minu juurde, kes ostsid merchi, kes võtsid kleepsu, ma jagasin ära ligi 400 kleepsu, mis on tegelikult päris äge. Kindlasti nüüd ma tean, et ma olen jälle targem, ma võtan järgmistele üritustele rohkem kleepsi kaasa, sest lihtsalt absoluutselt kõik kleepsud võeti ära. Ja õnneks ma olid varus, ma sain ka lõpus lastele jagatud neid. Pole midagi. Aitäh, tule veel boksi, räägime juttu, teeme pilte ja võtta merchi, osta merchi. Aitäh, vajuta like, kirjuta kommentaar, vajuta subscribe nuppu, jälgi mind Instagramis ja YouTube'is ja näeme juba varsti. Ciao!